Kavatsesin proovida tappa kogu pere. Jahmatavatest ülestunnistustest. Mu ema on olnud selles kuradi sügavkülmas juba 3 nädalat, eks. 3 nädalat, sest ma ei suutnud teda niimoodi tükkideks lõigata. Ainus asi, mida ma mõtlesin, oli, ma tapan kõik selles majas, sest kõigil selles majas on põhjus surra. Väsitavatele etamistele. Mis see luuhaigus on? Kas see on osteogenesis imperfecta? Nad ei öelnud mulle kunagi selle nime. Olgu. Nad ütlevad lihtsalt, et see on haruldane luuhaigus. Olgu. Kas sul on mingi põhjus ta surma soovida? Ei. No. Ma tunnen palju, sest ma tunnen, et kesklinnas nõksus olevat. Kehakaamerate ja ülekuulamisvideote abil analüüsime 5 juhtumit, kus emad, pojad, toakaaslased ja isegi täiesti võõrad inimesed muutusid väidetavalt külmaverelisteks tapjateks. Kui me mõtleme selle peale, kas me saame kõik inimesed toast välja? Tere tulemast saatesse Seadus ja kuritegu. Kui me räägime väidetavate tapjate tabamisest, siis alustame Uus-Mehhikos, kus uurijad olid otsustanud lahendada ühe mehe mõrva, isegi kui see võttis aastaid aega. Politseinikud reageerisid esmakordselt Albuquerque korterisse 4. aprillil 2023 umbes kell 13:00. Mees ei olnud suutnud oma isaga, 60-aastase Larry Norworthiga ühendust saada, nii et ta tuli talle järele vaatama. Kahjuks leidis ta oma isa surnuna vannitoa põrandalt. Mu isa telefon on andnud. Siis viimased paar päeva. Ma ei taha seda niimoodi teha. Mis toimub? Kas keegi veeb on sees? Kes sina oled, et vastata? Brand keegi, sina. Kas teie olite need, kes ütlesid, et tulete heaolu kontrolli tegema? Jah, härra. Kohale saabunud politseinikud võtavad sündmuskoha üle kontrolli. Nad püüavad välja selgitada, kas see oli õnnetusjuhtum, järelevalveta surm või oli tegemist kuriteoga. Ja just siis saavad nad teada, et Larry oli teatanud oma autovargusest, mille olevat väidetavalt ära viinud noor naine nimega Jasmine Trujillo, kes oli temaga koos elanud. Ja selgub, et Larry poeg oli just näinud seda maasturit, mille sees olid mees ja naine. Aga ta ütleb, et nad kihutasid minema kohe, kui neid nägid. Naine, kellega ta koos oli, varastas tema auto või sõiduki. Ja alumise korruse naabri sõnul nägid nad teda alles eile või laupäeval pesumajas sõidukis üksi. Mis tüüpi auto see on? See on Mercury Mountaineer Premier. Mis värvi? Mix. Kas ta teatas selle vargusest? Jaa. Millal ta teatas selle vargusest? Kas sa tead? Seda ma ei tea. Ja siis rääkis mu onu, ma usun, siin all elava naabriga. Olgu. Nagu ma talle ütlesin, jah, ta nägi teda. Või tema nägi teda. Naine sõidukis. Kus me olime? Laupäeval pesumajas. Lihtsalt jah. Nii et siinpool, kuidas ta lamab, on sama, kuidas ta kõnnib. Ta on täiesti selline, nagu petaks mind ukse avas. Ma mõtlen, see võiks täiesti juhtuda, aga võimalused on väikesed. Tema pea juures on natuke verd ja taskud on väljapoole pööratud, nagu keegi oleks tema asju läbi otsinud. Seda võikski see naaber, see inimene öelda. Jah. Nii et jah. Ja kuna auto ja telefon olid kadunud, siis sellest piisas. Perekond oli siin, kõik tulid teda vaatama. Banaisho oli seal. Ta oli eile temaga koos. Nii et nad tulid siia, ta lamab vannitoas selili täiesti sirgelt. Kui ta oleks kokku varisenud, siis ta ei oleks suutnud liikuda. Tema auto varastas väidetavalt tema endine tüdruksõber ja tema telefoni asukoht näitab hoopis mujale. Ja tema taskud on kõik väljapoole pööratud, nagu keegi oleks tema pükse läbi otsinud. Pole mingi vigastusi, nagu keegi oleks ta tapnud. On võimalik, et ta lihtsalt suri ja keegi tuli ning võttis tema asjad. Aga see on nii veider. Nii et me viime selle turvalisse kohta kriminaaltehnikutest eemale. Nii et politseinikud koputavad kortermajas ustele, püüdes välja selgitada, kas keegi nägi midagi kahtlast. Aitäh, jah, ma olen ka selle pärast mures. Ma ei tea. Olen üsna kindel, et Jasmine varastas tema auto.
sa tead küll, ma tean. Tead küll ja tegelikult ma tunnen teda, sest ta elas allpool. Ta elas otse tema all. Noh. Ogo. Ja tal on tõsine masendus. Aga ta otsid nagu mingit eeskuju. Ma tean, ma kuulsin tüli ja ma kuulsin püssilasku. Ma ei ole päris kindel. Ma olen natuke mures. Nii et Lari, sa kuulsid püssilasku? Tšää. tere, mis päev see oli? See oli eile vara hommikul, umbes kell 3 öösel. Ei, see oli eile, nii et see pidi olema veel varem kui kell 3 öösel. Okei. Jah, ma nägin teda eile, kui ta tuli läbi ja andis mulle sigareti. Ja see oligi viimane kord, kui ma teda nägin. Eile vist, väga vara eile. Ma olin nagu, aga kallis, mis see seal on? Kas sa oled juba Larrit näinud? Kallis, millal sa poodi läksid? Ma ei tea, mis kell see oli. See oli ilmselt umbes 2 öösel. Ta tuli ja koputas aknale, andis meile sigareti ja ütles, et otsib Jasmine'i. Ja ta ütles, et pole teda kusagil näinud. Okei, sa ütlesid Jasmine Gonzalez. Jah. Ja ta elas otse tema all. Jah. Jah, elas küll. Ja tegelikult elas seal ka Mihhail. Mihhail on vanglas ja see on tema poissõber. Läri perekond ütleb, et nad suudavad tema telefoni jälgida. Ja see näitab teist asukohta. Ma annan telefoni edasi. Helista, tuli on sees. Kas see on jope? ja praegu näitab see meid siin. See. Näitab mind siin. Jah. Ja näitab, et tema telefon on siin pool. Kas on võimalik, et keegi tuleks kontrollima, sest autot ei ole seal? Aga kas on mingi võimalus kontrollida, kas ta on seal sees koos tema telefoniga? Vabandust, ma ei saanud sellest aru. Tere, jah. See on lihtsalt siit lõuna pool. Ma juba sõitsin sealt mööda. See oli seal signaali andmas. Aga kui ma teel siia olin, siis sellepärast ma mõtlesingi, et kurat on kodus. Ma lähen vaatan, kuidas tal on. Õige. Ja kui ma juba siin olin ja kõik see, kurat, olin juba politsei kutsunud ja puha, ma avasin selle ja vaatasin seda ning võtsin selle uuesti ette. Ja ma mõtlesin, et kurat, oota, see on nüüd siin. Nii et see näitab meile seda just siin. Ja siis siin pool. Siin on Pennsylvania tänaval. Nii et me saame tema telefoni kätte. Ma olen kindel, et seal on veel rohkem infot. Jah, politseinikud uurivad ka autot. Sest nad ütlesid, et Jeremy räägib meile, et Jasmine võttis selle. See on selle tüdruku nimi. Kas ta tegelikult teatas politseile, et see on varastatud? Ta ütles oma nõule pühapäeval, et teatas selle varastatuks. Olgu. Ja siis ma mõtlen, et tema helistas ja ütles, ma lähen nüüd vanglasse, sest sa teatasid sellest, kui varastatud asjast ja kõik muu. Aga ma tean kindlalt, et ta ütles talle, eks. Ja tema oligi see, kes täna minu juurde tuli, ta ütles, ma olen su isa pärast mures, sest viimati rääkisin temaga pühapäeval. Me pidime eile minema, sest tal polnud autot, et ta saaks oma üüri maksta ja kõik muu vajalik ära teha. Ja tema polnud temast midagi kuulnud. Okei, ja ta saatis mulle selle. Ta ütles, et kui minuga midagi juhtub. See on Jasmine. Kas sa andsid neile selle lisadokumendi seal all edasi? Ma andsin selle Jeremyle, nii et Jeremy ilmselt andis selle talle. Kirjutas igaks juhuks üles. Tema nimi on Jasmine. Trujillo ja tema poissõber, kes elas allkorrusel. Ta läks vanglasse ja sellepärast ei saanud enam seal elada. Nii et sellepärast hakkas ta siin üleval elama ja magas minu kuradi 60-aastase mehega. Ma pean olema millegi suhtes aus. Kui sul on praegu võlgu, krediitkaardi võlgu, siis see maksab sulle iga päev raha. Tead, mis on kõige hirmutavam osa? Need miinimummaksed ei ole mõeldud selleks, et sind võlgadest välja aidata. Ei, need on mõeldud selleks, et hoida sind aastaid lõksus. Aga just siin saab meie sponsor PDS Stept aidata sul kontrolli tagasi saada. Mida ma sellega mõtlen? Seega, olenemata sellest, kas sa pead toime tulema krediitkaartide, isiklike laenude või raviarvetega, on PDS Steptil kohandatud plaanid, mis aitavad sul võlad kiiremini tasuda ja mõnel juhul vähendada sinu võlga kuni poole võrra. Ja selle asemel, et jälgida mitut erinevat makset, aitavad nad sul kõik koondada üheks väiksemaks kuumakseks, ilma et oleks vaja minimaalset krediidiskoori. Kuidas nad seda teevad? PDS Stept kasutab tehisintellekti andmeid, et vaadata numbritest kaugemale ning luua sinu olukorrale kohandatud isiklikud lahendused. Nad on aidanud sadadel tuhandetel inimestel nagu sina võlgadest vabaneda, mida tõestab ka nende A+ rating Better Business Bureaus. Nii et iga kuu läheb sulle rohkem maksma. See on tõsi. Kui sa töötad kõvasti, aga jääd ikka maha, siis see on sinu märk, et tegutseda kohe.
Tee täna oma tasuta 30-sekundiline isikupärastatud hinnang aadressil pdsdept.com/pdsdept.com/forging. Üks politseinikest räägib telefonis ülemusega ja annab teada, mida nad seni on teada saanud. See 58 on nagu K31, ta lamab keset põrandat, taskud on välja pööratud, telefon on kadunud ja annab signaali hoopis teises kohas. Ta teatas ka oma autovargusest ja saatis perele sõnumi, et kui temaga midagi juhtub, siis on selles süüdi see tüdruk. Kas te saaksite sõita mööda sellest kohast, kus telefoni signaal tuleb ja vaadata, kas leiate auto ülesse? Selles punktis annab perekond uurijatele parklas veel mõned üksikasjad. Ja nad püüavad kuidagi mõista, et Larry on surnud. See naine ütles, et ta varastas tema auto ja pettis teda ning mul polnud sinu sõpru ja ma muud kui ütlesin talle seda. Ma helistasin panka ja sääs meie PA närvi. Nad saadavad aruande koostamiseks tellimuse. Nad ütlesid, et viimane kord oli laupäeval. Keegi võttis 18-st $500 välja. Olgu. Ja siis ta peatus. Reservis või? Midagi sellist. Ja siis aga sisse. Prooviti mitu korda, jah. Nad ütlesid, et ta proovib ikka veel laupäeval. Ja me... Või kas nad... Ei öelnud sulle või? Nad saadavad raporti. Ma ei teadnud, kas nad ütlesid sulle ja siis ütlesid, et saadavad selle ka edasi. Ta lamas maas niimoodi, eks. See neetud nebulizaatori peal. Sa saad aru, mida ma mõtlen ja nagu pole mingit... Kas te liigutasite teda üldse? Ei. Olgu. Sa pöörad, ma läksin sisse lihtsalt. Ma läksin sisse ja ma nägin seda neetud asja ja hakkasin karjuma ja haarasin ta jalast ja raputasin selle. See oli lukus ja ma niipea, kui ma selle äkitselt sain, tõstin selle üles ja see oli nagu... Lilla. Nii et ainus asi, mida puudutati, oli see, et nebulizaator lülitati välja. Okei. Nagu ma ütlesin, ma puudutasin tema jalga ja haarasin sellest kinni. Sa tead küll, see oli kinni, aga jäik. Ja siis ma lukustasin selle ära. Ma ei teagi, kas ma tegin seda liiga jõuliselt. Sina tegid seda. Ainus asi, mida puudutati, oli juhe. Nad ei puudutanud isegi midagi selle lähedal. Ma lihtsalt tõmbasin selle seinast välja. Keegi mainis, et tema pea kohal oli järelevalveta põlev lamp või midagi sellist. Kas sa nägid midagi sellist? Ma nägin midagi põrandal. Ma ei tea, mis see on, aga ma ei näe, et ta oleks kuhugi liikunud, nii et... Nagu ma ütlesin, ma ei saa midagi muud teha enne, kui nad siia jõuavad. Ma ei saa teda liigutada, sest nad peavad kõigepealt oma fotot tegema, enne kui me sündmuskohal midagi muudame. Nii et kahjuks jätame kõik nii, nagu on, kuni nad siia jõuavad. Nii et sündmuskohal olnud politseinikud kutsusid raadiosaatega teise patrullauto, et minna kontrollima kohta, kus Larry telefon signaali andis. Kuid nad ei leidnud telefoni ega Larry autot. Maastur leiti hiljem hüljatuna teisest kohast koos Larry pangakaartidega. Perekonna liikmete ja naabrite sõnul elas Trujillo varem samas kompleksis teises korteris, kuid ta visati sealt välja. Kuuna tal polnud kuhugi minna, pöördus ta ilmselt Larry poole abi saamiseks. Ja Larryl lubas tal enda juurde jääda. Tead, kaastundlik otsus, millel olid surmavad tagajärjed. Albuquerque ajalehe andmetel määras kohtuarst selle juhtumi algselt järelevalvete surmaks, kuid hiljem muudeti otsus tapmiseks, kuna rinnal oli tekitatud nüürijõuga trauma. Üks Larry naabritest andis politseile olulist teavet, väites, et ööl enne Larry surnukeha leidmist kuulsid nad valju mürtsatust ja karjumist. Ja siis olevat naaber näinud, kuidas 2 inimest lahkusid korterist. Veel üks tunnistaja pöördus samuti politsei poole ja ütles, et Trujillo ise oli neile rääkinud, et Larry oli oma telefoni turvakoodid muutnud, nii et nad pidid temalt pangakoodid jõuga välja pressima, et saaksid tema sotsiaalkindlustushüvitise varastada. Politseinikud vaatasid seejärel üle valvekaamerate salvestised ja suutsid tuvastada Trujillo ning tema poissõbra Jared Ciacconi. Ja see valvekaamera salvestis andis ka olulise tõendi. Tundus, et Ciaccon kandis uusi tennistossusid, mis olid Larry korterist kadunud. Mõni kuu hiljem jõudis politsei lõpuks Trujillo jälile ja tõi ta ülekuulamisele kui huvipakkuva isiku. Olgu, ma olen siin, et küsida sinult mõned küsimused sinu suhte kohta Larryga ja elapõbede kohta, mis sul kaasas oli. Ma ei tegele hobustega. Olgu tee. Ta oli minu naaber. Olgu. Miks sai teda vasakud, eks? Ma lihtsalt... Ma jäin tema juurde natukeseks ja siis ma lõpuks kolisin ära. Mis sa lõpuks tema juurde jäid? Sest mind visati oma korterist välja, kuna ma kolisin hilja sisse.
Noh, tema vistab mind üksi jättis, ta oli NBC-s ja siis ma elasin tema juures. Nii et. Olgu, kui kaua sa läbi elasid? Umbes 2 nädalat ja siis ma lõpuks lahkusin, võtsin oma asjad. Kokku, olgu, kas sa oled midagi proovinud? Ei, ma lihtsalt tahan mõned asjad selgeks teha. Olgu! Millal sa viimati Larryt nägid? Ma ei ole teda näinud umbes 2 nädalat enne, kui ma siia villasse tuli. Sa saad, mida mõtlen? Ei, ma ei saa. Millal sa viimati see näged nagu? Umbes 2 nädalat enne oma esimest sööki. Ja sa ei tea, mis see oli? Ei. Ülekuulamisvideos paistab, et Trujillo ei tundnud end eriti hästi ja tal võisid olla narkovõõrutusnähud. Nii et ta oli üsna ettevaatlik, kui detektiiv küsis temalt Larry surma ja tema korterist adunud asjade kohta. Ning näis, et ta üritas süüd oma poissõbra kaela veeretada. Nüüd on siin mõned katked sellest intervjuust. Nii et ilmselgelt teigis Larry tema hobuse ja siis võttis tava sõiduki ning sõitis ringi. Jaa. Kui ma otsisin teda Larry telefonist, ta suhtes sinuga ja küsis, kus mu auto on. Pöördudes, ja sa ütlesid, et toon seda tagasi. Mind peatati politsei poolt. See väike, ma mõtlen, sul oli terve hunni vabandusi, aga sa ei toonud seda kunagi tagasi. Ma tõin küll. Lõpuks mõtlesin selle peale ja pidin välja minema. Okei, ma näin videot, mis näitas, et see sõiduk tuli tagasi 3. aprillil. Ja see oli umbes kell 3:30 hommikul. Okei, ja siis mõned naabrid ütlesid, et nad kuulsid selle öö Larry korteris rabemist. Umbes kell 3:30 hommikul. Nad ütlesid, et kostis peatu, lõpeta, ära tee, kukkumist, asjade vihta kokutamist, kolistamist. Ja siis mõned naabrid ütlesid, et nad nägid sind ja üks meest korterist lahkumas. Ma ei näinud teda sel hommikul. Ja siis järgmisel päeval ütles keegi, et seesama mees tuli tagasi Larry autoga, võttis tema korterist asju ja lahkus siis jälle. Naabrid hakkasid märkama alates 3. aprillist umbes kell 3 või 4 hommikul. Järgmisel päeval nägid nad sind ja seda meest lahkumas Larröö kinnad jalas. Ja siis järgmisel päeval leiti Larröö oma korteris surma. Ma ei tea sellest midagi. Mis siis tollel korteris juhtus? Ma ei tea, ma ei olnud korteris. Okei, sest meil on mitu naabrit, kes ütlevad, et see olid sina ja kes iganes see teine partner oli. Ei, see ei olnud mina. Inimesed ütlesid, et Larry auto viidi ära. Keegi oli tema toas ja ähvardas teda. Naabrid nägid sind ja mingid meest seal väljas. Aga ma ei olnud seal üleval. Ma proovisin sinna minna. Ma ei olnud seal üleval. Ma mõtlen, kellega ta veel oleks Larry autol sõitnud ja tagasi oma korterisse näinud. Ma ei tea. Kas sa andsid talle Larry korteri võtmed? Okei, ta ütles, tulen nüüd, ei, ma ei andnud talle Larry korteri võtmeid. Mul ei olnud Larry korteri võtmeid. Sest see, mida ma praegu näen, on see, et paljud neist asjadest langevad sinu ja tema kaela. Sellepärast tahamegi sulle anda võimalikult palju infot. Kui kaua läheb aega, enne kui mind selle süüdistatakse? Ma ei tea, kes sind üldse süüdistatakse, et ma lihtsalt ütlen. Praegu paistab, et sina ja sa tüüp läksite Larry korterisse, vedasite teda, lahkusite, tulite tagasi, võtsite veel tema asju, lahkusite, jooksite tema auto ümber, lõhkusite selle ära, lahkusite. See lihtsalt ei tundu halb. Tänapäeval on Airbnb-del kaamerad, tead. Jah, nii et... Kas sa kavatsed öelda, et sul on kahju või tahad sa mulle mingit tõtt rääkida? No märkis võiks olla tema auto ja muud asjad. Olgu. Noh, hea asi on see, et ta on surnud ja keegi ei hakka teda tema auto võtmise eest süüdistama. Nii et ta võttis oma auto. Tõve, jah. Siis nad ütlesid, et järetis nüüd oma ema juurde ja ma ei tea, mida ta edasi tegi. Aga kuidas me teame, mis päeval ta sind maha pani? Ma ei mäleta, sellest on nii kaua möödas. Ma ütlesin sulle, et sellest on nii kaua möödas. Sa ei öelnud mulle, sa ei tahtnud mulle midagi öelda. Kas sa istusid ja ütlesid, et kuna ta tunneb ühte vana meest, mul on tema number, tal on kõik neid asjad? Siis sul oli ka juurdepääs Larry korterile. Aga mul ei olnud Larry võtmeid. Seda ma räägigi sulle. Mul ei olnud Larry võtmeid. Millal sa andsid talle tema võtmeid tagasi? Ma proovisin anda talle sinu suusad 2. kuupäeval tagasi. Nii et kes iganes Larry'le midagi tegi, pidi laskma Larry loomulikul teel surra. Aga kõik muu korteris oli äärmiselt kahtlane. On palju asju, mida ma ei saa sulle öelda. Ma ei saa neid öelda, sest need reedasid liiga palju, aga see oli halvasti tehtud töö. Tead, keegi võiks sinna sisse astuda ja öelda, et see mees on surnud. See ei ole loomulik surm. Nii et me tapsime ta ja maskeerisime selle nii, et see näeks välja nagu loomulik surm. Nii et mind süüdistatakse sellest, tead?
Mitte täna, mitte praegu. Ma mõtlen, kõik siin viitab sellele, et sa viisid mingi tüübi Larry korterisse, et ta tappa. Nii see paistabki. Ma mõtlen, nii see paistab. Ma lihtsalt arvasin, et kui sa teaksid, siis sa ütleksid mulle. Sest see on tõsine asi ja keegi ei taha, et need ülejäänud vabadus võetakse ära sellise olukorra pärast. Kas on võimalik, et sa tarvitasid narkootikume? Sa ei mäleta seda? Ja kas te tahate mind läbi vaadata? Ei saa. Ma ei saa sind sinna üles viia ilma sinu numbrita. Mul oli Xanaxi tõttu mälulükk. Ma ei mäleta seda. Oli palju küsimusi selle kohta, kas Larry ja Trujillo olid mingisuguses seksuaalses suhtes, kuid Trujillo ütleb, et nad olid lihtsalt sõbrad. Kas sina ja Larry olite seksuaalses suhtes? Ei. Me oleme lihtsalt sõbrad. Kas sul oli mingi põhjus tahta Larry'ga haiget teha? Ei. Ma ei tea, see lihtsalt tundub mulle nagu allakäik. Head aega. Kas see on minu jaoks teine allakäik? Jah, tal oli tunne, et ta aitab sind ja kaitseb sind. Lisaks ilmselt see püübin andis su enesekindlust, tead küll, ilmselt ei saa hea mõelda. Nii et Trujillo lubati lahkuda, aga aasta hiljem on ta jälle vahi all teises osariigi piirkonnas. Ta ütleb Albuquerque uurijatele, kes tulevad teda küsitlema, et ta on nüüd kaine ja näeb välja hoopis teistsugune kui oma esimeses ülekuulamises. Aga ta tahab teada, kas talle esitatakse süüdistus milleski. Siin selgitabki detektiiv asja lahti. Jah, mul läks paremini kui praegu. Keegi selgitas mulle seda väga hästi, ametnik, kes arreteeris. Sind helistas mulle, jah? Viimati, kui ta temaga rääkima läks. Ta läheb võrdluse abile. Ta töötab. Ta ütles, et ta võib olla huvitatud sinuga rääkimisest, et asjad sinu poolt selgeks teha, kuna sulle mõned süüdistusega esitatud. Ma tahan anda sulle võimaluse meiega rääkida ja olukorrast rääkida. Kas on midagi, mida sa tahad jagada, midagi, mida sa tead? Lihtsalt selleks, et meie poolt asjad selgeks teha ja edasi liikuda. Olgu, mis toimub? Kas mulle esitatakse praegu süüdistus millegi eest? Jah, praegu on sulle esitatud mõrvasüüdistus. Kas see on vandenõu? Mõrv ja vandenõu. Olgu. Mis siis juhtub, kui ma räägin teiega ilma oma advokaadita? Mida sa mõtled? See on sinu otsustada. Ma tahtsin sulle anda võimaluse meiega rääkida ja sa võid mulle mõned küsimused esitada. Sa võid meile mõned küsimused esitada. Kui me siiski jätkame, peame sind sulle su Miranda õiguse tutvustama, kuna sa oled vanges ja sa ei saa praegu lahkuda. Aga kõik andmed, mida sa täna meile annast, on midagi, mida me saame uurimises kasutada ja uurida. Loomulikult on Wars seda asju juba mõnda aega uurinud, aga üks asi, mida me ei tea, on sinu vaatenurk sellele. Ja sellepärast me täna siia seitsimegi. Me tahtsime sinuga sellest rääkida. Kas Chadad on kinni võetud? Ei. Kas tal esitati süüdistus? Jah. See on midagi, mida saame teiega arutada. See on teie otsustada, ma lihtsalt sooviksin teie. Versiooni sündmustest ja teiepoolset lugu kuulda. Ma ei teinud midagi. Ja mis teeme nii, et loeme sulle Miranda õigused ette. Ma olen kindel, et sa oled neid vaja kuulud, eks. Läheme igaga neist läbi, veendume, et sa saad aru ja siis, mida iganes sa tahad meiega jagada, saame sellest rääkida. Ja nagu Mike Elser mulle täna hommikul ütles, arreteeris ta sind eiga õhtul. Ta ütles, et see oli koostardist, ta ütles, et see oli väga endast väljas. Kas tunned, et suda paremini kogu sõru on just kuni kohtu all? Sa ei taha saada teist kohtuprotsessi mingite teiste asjade pärast ja sa tahtsid jagada seda, mida tead, et püüda olukorda selgemaks teha ja aidata asjadest aru saada. Pärast seda, kui talle loeti Miranda õigused ette, tahab Trujillo teada, kas Chacon on ka hädas. Mul on küsimus, kas see on vandenõu, kui ma olin koos inimesega, kes kuriteo sooritas? Või mis see siis on? See tähendab, et teie arutate omavahel plaani või teil on mingi idee ning seejärel tegutsete nende ideede põhjal, et teatud tegusid toime panna. Mind ei süüdistata selles, et ma ise midagi tegin, vaid selles, et olin kellegagi koos, kes seda tegi. Sellest ma ei saa aru. Praegu on teil mõlemad samad süüdistused. Sellel hetkel oli Jaakon endiselt jooksus, kuid tema vahistamiseks oli välja antud vahistamismäärus. Ja detektiiv küsis tema suhte kohta Jaakoniga sel ajahetkel. Nii et sa käisid temaga ja kui kaua te linnas olite palun? 2 kuud. See oli väga vägivaldne. Jah, ma mäletan, et meil on 1 kuud. Nii et te olite koos umbes 2 kuud. Kas sa elasid tema ema juures koos temaga? Jah. Kas sa said temaga hästi läbi?
Mõnikord, kui mul polnud raha, tuli see poiss minu juurde. Ma proovisin oma majast isa välja minna ja ta üritas mind tappa. Aga kui Trujillo räägib Larryst, meenutab ta teda soojalt. Mulle meeldib, et sa ütled umbes nii. Jah, ma ei tahtnud seal olla. Ma ei taha seda kuulda. Ma ei tea isegi, millest sa räägid. Nii et sa armastad Larryt. Ta ütles umbes nii. Jumal küll, sa võtsid. Tema eest pood. Ta võttis mind enda juurde, kui keegi teine ei tahtnud. Nii et siin visati räägia, sa hakkasid Larryga läbi käima. Jah. Kui kaua sa tema juures elasid? 6 aega. Umbes 6 aega, jah. Kuidas teil omavahel suhted on? Hea. Ta oli nagu isa, nagu ma ütlesin. Ta hoolitses minu eest. Me tegime teineteisele süüa, me vaatasime koos, me vaatasime seda saadet tekste. Jah, Ben on seda vaadanud. Ja siis me. Oleme koos vaadanud. Sarja, American Horror Stories. Viitsen. Aega koos. Ja. Kas John Frey läbi sõber? Ei. Kas ta tundis Larryt? Ei. Larry oli mulle oma auto laenanud, ma ei tea, kas sa sellest tead. Ja läks tükk aega, enne kui see tagasi tuli. Ma kartsin talle öelda, et järel pütis auto ära, kui ta selle tagasi andis. Trujillo kõhkleb detektiiviga rääkimast ilma advokaadita, kuid mis kõige olulisem, ta ei küsi kunagi otseselt advokaati. Kuidas see juhtum aset leidis? Ma ei tea, kas ma peaksin temaga rääkima või ootama oma advokaati. Kui ma seda teen, siis teen seda ilma oma advokaadita. Ma tahan lihtsalt oma nime puhtaks saada, sest ma ei teinud midagi. Mul on hea töö ja kõik muu. Mul läheb hästi. Millega sa praegu tegeled? Võtan tako, olgu. Tead on tore sisse astuda ja oma lapsi näha. Ma lihtsalt ei taha tüli teha. Praegu, kas nad lähevad kooli? Yeah. Minu ema on nende hooldaja. Kui palju? Ja. See on hea. Kas sa oled Jaredit näinud pärast seda, mille siin vaikima ähvardas? Kas ta ütles, ära räägi sellest, või ma tapan su ära, et sa sellest ei räägiks? Ta ütles, et tapab mu ära sel päeval, mil mind arreteeriti. Ma olin just ostnud jalgratta oma sõbralt ja mu sõber lubas mu sellega kiiresti sõita. Mine rahulikult. Jah, meil on suitsupood. Ja Rev hiilis minu juurde ning läks mu rattaga tuppa. Ta ütles mulle, et ta võib mulle mu ratta tagasi anda, kui ma talle oma ratta tagasi annan. Ta ütles, jäta mind rahule ja ta ütles umbes nii, ma annan sulle su ratta tagasi, kui sa tuleb minuga minu koju. Sa saad selle seal tagasi ja ma ütlesin talle, et ma ei ole loll. Ma tean, kui ma sinuga sinna kaasa lähen, siis ma ei pääse sealt eluga välja. Seal läks mööda üks politseinik. Me vaidlesime ja ma ütlesin, et ma teen sulle midagi halba, kui sa lahti ei lase. Ja ta väsi lahti ning kui vanker veeres minema. Ühel hetkel seisab detektiiv Trujillo silmitsi tõsiasjaga, et Shaconit nähti kandmas kingi, mis olid Larry juures kadunud. Nii et esimene kord, me rääkisime NBC's ja ma näitasin sulle pilti ning sa ütlesid, et see on Jared Shacon. Ja pildil seisis Jared Larry sõiduki kõrval pärast seda, kui see oli varastatuks kuulutatud. Ja tal oli talas valged kõrges äärega puumatossud, mille kohta Larry perekond ütles, et need kuulusid Larryne. Kas sa tead, kuidas need tossud sai? Ei, sest ma ostsin endale samasugused Rossist. Mul on kodus samasugune paar. Kas sina ja Larry ostsid end koos? Ei. Minu paar ootas mind juba ammu enne seda. Sul on paar kumasid ja varri. Kas see on kõik, mis sul on? Jah. Aga... Jared käis alati poes vargil. Ta varastas Rossist ja tõi mulle juba väiksed koolikingad. Seda ma ei tea. Olgu. Ja see oli üks esimese asju, mis panid arvama, et Jared oli asjasse segatud, sest tema perekond ütles, me neitsime Larry, ta on surnud. Me vaatasime tema korteris hingi, tema kingad on kadunud. Ja siis siin on pilt sellest tüübist koos oma auto ja kingadega. Ja need pidid siis olema tema kingad. Kui need seal ei olnud... Kas sa nägid, kas ta võttis neid või ei?
ja siis ma mäletan, ma lihtsalt katsin. Kas sa suudad meenutada midagi muud, mida sa võisid selles korteris kaasa võtta peale sõiduki? Ma ei usu, et ma mäletan. Ma olen hirmul ja ma ei tea, kas ma peaksin teiega edasi rääkima ilma oma advokaadita. Ja kui sa seda ei teinud, siis sa tead, et sa pole seda kunagi teinud. Kas sa oled 100% Jared on selle eest vastutav? Jah, tema on selle eest vastutav. Kas Jared oli? Kas Jared oli vastu? Kui ta oli sinuga selles autos? Mul praegugi. Nii et ma ei tunne teda, ma pole temaga varem rääkinud, ma lihtsalt mõtlen, kas ta on selline tüüp. Kas ta hakkab sind süüdistama, kas ta arvestades, et ta oled karm tüüp ja räägib mulle kõigest, kas ta ei räägi minuga üldse? Võib-olla ta ei räägi sinuga. Aga auto pärast ta süüdistas mind küll, et ma auto võtsin. Ta süüdistas sind selle eest, et sa auto võtsid? See auto, millega meid arreteeriti, ma mõtlen... Sa palun mul jää. Aga sa ütlesid, et ta võib süüdistada sind Larry tapmises. Ja, tal polnud autot, ta ei pruugi teiega rääkida. Auto, mille ta karastas, ütles ta, et see oli kõik minu süü. Aga mina ei võtnud autot, tema võttis. Aga ma ütlesin, et ma poleks seda sinna viinud, eks. Ma lihtsalt tahan teada, kas see on nii. Kas te saate mulle seda öelda? No, on olemas tõendid, et te mõlemad olete. Selle pärast on mingi tulla teiega rääkima ja kuulda teie vaatemarka. Olgu. See ei ole lihtsalt juhus, et me siin oleme, eks? Jah. Ei. Ma lihtsalt tahtsin teada. Ja talle oli esitatud samasugune süüdistus nagu mulle. Õige, tead mis, me jääme siia natukeseks. Ma küsin temalt, kas ma võin talle oma visiitkaardi jätta sinu juurde. Olgu, ja siis on sul meie kontaktandmed, et saaksid meiega ühendust võtta, kui vajad. Olgu. Trujillo tunnistas end lõpuks süüdi teise astme mõrvas. Mõrva vandenõus, raskendatud sissemurdmises ja raskendatud sissemurdmise vandenõus. See on New Mexico kohturegistrite andmetel ning talle määrati 25 aastat vangistust. Mis puudutab Chaconi, siis ta arreteeriti 2025 aastal eraldi kuriteo eest. Tegelikult vaid mõne kvartali kaugusel korterist, kus ta väidetavalt tappis Larry röövi käigus, mis läks valesti. Talle esitati samad süüdistused nagu Trujillole, kuid lisaks ka tõendite võltsimise süüdistus. Tema kohtuprotsess peaks algama hiljem sel aastal. Meie järgmine juhtum pärineb Ohiost ja politseil polnud vaja seda mõrvas kahtlustatavat taga ajada. Ta tuli ise nende patrullauto juurde ja tunnistas üles. 13. jaanuaril 2023 Clevelandis lähenes patrullautole mees nimega Martin Muniz ja ütles sees olevatele politseinikele, et ta tulistas just 5 inimest pähe ning kõik need on tema enda perekonnaliikmed. Ma räägin tõsiselt, ma ei ole hull ja te võite minna sellele aadressile ja kontrollida. Aadress on... Tahan, et te paneksite mulle kõigepealt käerauad. Olgu, las ma tõmban kiiresti kõrvale. Tule autost välja. Lülita oma kaamera sisse. $240 on siin. Kas sinuga on kõik korras? Jah, sa võid meid eemaldada või sellelt ülesandelt vabastada. Pole autosid. Ja pane meid kirja kell 4:44 Clarki tänaval koos ühe mehega. Ta tuli meie juurde, lähenes meie sõidukile ja ütles, et ta just tegi midagi halba. Ja ta annab meile aadressi MapQuesti kaudu selle kohta, mida ta tegi ja kus see asub. Kuule, ma olen tagatoas, pööran vasakule oma ühe müügi jaoks. Nii et sa võib Bobile öelda. Ta ütles, et tappis 5 inimest. Kuulge, te saate teada, mis toimub. Kas sul on isikut enda dokumentaasis? Esimesed reageerijad tormasid koju ja olid õudusega avastades, et see polnud mingi halb nali. 3 ohvrit kuulutati sündmuskohal surnuks. 16-aastane Jaden Baez, 35-aastane Angelique Gonzalez ja 70-aastane Miguel Gonzalez. Teised 2 ohvrit, 48-aastane Anthony Booth ja tema 8-aastane tütar viidi haiglasse,
kuid Boot suri saadud vigastustesse. Tema noor tütar. Tütar jäi imekombel ellu, kuid kujutage ette, millise traumaga ta tõenäoliselt peab aastaid toime tulema. Kohutav kuritegu. Nüüd kinnitasid võimud, et Angelique oli Munizi õde ja Miguel oli tema onu. Anthony oli tema õemees ja 16-aastane Jayden oli tema õepoeg. Seega viisid politseinikud ta ülekuulamisruumi, kus ta istus vaikselt, enne kui lõpuks pea lauale pani. Ja mõni hetk pärast seda, kui ülekuulajad talle Miranda õigused ette lugesid, tunnistas ta üles, et tappis oma õe perekonna. Ta väidab, et teda ei austatud. Härra Muniz, detektiiv Schultz ja mina, Chuck ja mina, me ei ole tegelikult eriti kursis sellega, mis siin täna õhtul toimub. Noh, ma proovisin oma õe kogu perekonna tappa, aga 2 neist vedas ja nad jäid ellu. 2 neist vedas ja nad jäid ellu. Ja ülejäänud 3 ei vedanud. Mis selle põhjustas? Lihtsalt see, kuidas inimesed minusse suhtuvad. Tead, ma tulin vanglast koju, ma ei tülitanud kedagi, ma proovisin tööd leida. Nad räägivad sulle, kui nad mu tahvelarvutit läbi uurivad. Ma olin tee peal, käisin töövestlustel, käisin katoliku kirikutes. Lihtsalt ei saanud tööd ja siis nad teevad süüa, aga söövad kõik ise ära, nii et kui mina lõpuks jõuan, pole enam millali süüa. Ja kõik, mida nad mulle ütlevad, on see, et see on minu asi. Olgu, ma lasin sellel kuude kaupa kesta. Tead, mul on jalad ville täis, sest kõndisin 11 miili, et tööd leida, aga teil on 2 autot ja te ei saa mind sõidutada. Minus. Nii et ma tapsin ta. Kui kaua sa oled selles majas elanud? Mõned kuud. Mõned kuud. Ja jälle, ma ei tea teie taustast midagi, härra Nunes. Kui kaua te olete vanglast väljas olnud? 4 aastat. 4 aastat. Nii et sa oled kogu selle aja oma juures elanud? Ei, ma olen olnud Texases, ma olen olnud Jerseyl, ma olen olnud siin Illinoisis. Nii et härra Muniz, kas te saate meid läbi viia selle õhtu sündmustest? Kuidas see kõik juhtus? Või ei, ma tulin üles sööma. Ja ma küsisin minu õe isa. Ei, ma valetan. Ma küsisin Jabenilt tema pojalt. Ma ütlesin, kuule, kus ülejäänud toit on? Ta ütles, ei, see on otsas. Ma olin nagu, mida sa mõtled, et see on otsas? Ma polegi veel söönud. Siis ta oli nagu, ma ei tea, mida sulle öelda. Siis ma küsisin, okei, kus mu õde on? Ma küsisin oma õelt, kus toit on? Ta ütles, et ei tea. Miks sa mult küsid? Ma ütlesin, okei. Ma ütlesin, kuule, ma ei söönud, meil tekib probleem. Keegi ei öelnud midagi. Nii et? Ja siis ma läksin. Muniz annab detektiividele graafilise ja häiriva ülevaate sellest, kuidas ta oma pereliikmeid tulistas ja seda on raske kuulata. Kas sa mäletad, kes kõik majas olid? Ma tean, et ma läksin oma õe tuppa ja tulistasin kõigepealt Toonit. See on Tooni? Jaa, siin on meie Toon. Kas see on see 16-aastane? Ei, see on see mustanahaline tüüp. Ma tulistasin teda esimesena. Poissõber. Minu õe abikaasa. Olgu. Ja siis mu õde vaatas mul otsa, tõstis käed üles ja ma tulistasin teda. Ja siis ma lahkusin toast ja mu õetütar küsis mult, kuidas sul läheb? Ja ma ei tahtnud teda tulistada. Ma ei tahtnud, et ta sureks. Nii et ma ei lasknud tal pähe. Poiss, kellele ma pähe lasin. Siis ma läksin üles ja lasin talle näkku. Kellele? Angelil. Ja siis ma tulin tagasi alla korrusele ja läksin tagasi oma leetuppa. Ja ma tulistasin Toni uuesti. Ja siis läksin oma õe kõrvale ja panin talle kuuli kuklasse. Nüüd sinu õetütar, kas teda tulistati üldse? Jah, ma tulistasin teda, aga ma ei tahtnud, et ta sureks. Olgu. Ta on kahjutu, ma ei tapaks ka tema poega. Aga ma ei tea, mees. Ma ei tea, ma ei tahtnud, et ta sureks. Nii et ma ei lasknud talle näkku, ma lasin neil elada, sest ta oli mu õde nii kaua, kuni nad elasid, kui ta oleks olnud surnud.
ja ma ütlesin neile kogu aeg, et nad lõpetaksid minu tülitamise. Lihtsalt jätke mind rahule, ma saan töö, see lihtsalt võtab mul kauem aega kui enamikul inimestel. Nii et ma läksin keldrisse, ma ütlesin, kurat, ma hakkan sellest väsima, kurat. Ma hakkan sellest väsima ja ma ei saanud magada. Ja see oligi kõik, millele ma mõtlesin mees. Lihtsalt neist lahti saada. Ja siis täna nad tulid koju. Mu õde tellis koju koristustarbed, nii et ma koristasin maja ära. Ja siis ta tuli koju ja nad tegid kana, makaroone ja kartuliputru. Siis mõtlesin, et okei, lae. Nii et ma läksin alla keldrisse, olen oma voodis. Ja mu jalad palutavad, sest mul on viilid jalgadel. Nii et ma lamasin mõnda aega, aga mõtlesin, et lähen hiljem üles ja söön. Ja ma läksin üles, ma ei näinud kusagil süüa, ma mõtlesin, mis toimub. Ja see oli viimane piiskmees. Ma ütlesin, et kurat, ma olen omadega perses, mul on sellest siive, kurat. Ühel hetkel vihjas Muniz, et tema õemees oli seksuaalselt väärkohelnud Munizi õetütart. Ehk siis selle mehe enda tütart. Tead, ma läksin tuppa, ta pea oli teki all, tal oli käsi seal, mida kuradid sa seal teha võid? Miks sa oled teki all? Uks oli kinni ja kõik kaamerad olid suunatud teises suunas, nii et ta ei näe, kas ta tuleb või lähed tema toast. Mida sa teed? Sinu õigustus on, et see on minu tütar. Mis kuradi pistmis sellega üldse on? Kuule, su tütar ei peaks sinuga teki all olema, ta on 8-aastane. Kallista teda, anna talle musi ja ütle, et mingu minema. Sa ei peaks temaga kaisus olema lihtsalt sellepärast, et su naine pole kodus. Ja siis magad temaga diivanil, samal ajal kui su naine magab toas. Kes miideb? Nii et ta pidi lahkuma. Nii et mida ma sulle ütlen on see, kõige taga on põhjus. Jälle inimesed hakkavad mind hulluks nimetama ja igasuguseid muid nimesid ja see on okei. See on okei. Ma tegin seda, mida keegi teine oleks pidanud tegema, aga nad ei olnud nõus seda tegema. Seda ma tegingi. Ja ma ei kavatse sellest taganeda. Kui ma saaksin seda uuesti teha, teeksin ma seda uuesti. Prokuroriide sõnul tunnistas Muñoz end süüdi 4 raskendatud mõrvas ja talle määrati 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust, ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Ta tunnistas end süüdi ka ühes raskendatud mõrvakatses, kuna tulistas oma 8-aastast õetütart. Meie järgmine uurimine viib meid Kenti maakonda, Michigani osariiki, tagasi 2024 aasta juunisse. On ööl keskpaik ja dispetšerid on saanud hirmutava kõne. Väikest tüdrukut on just kodus noaga rünnatud. Tundub, et ka tütar on vigastada saanud. Haigla. Võimalik, et tal on nuga, küüned on samuti vigastatud. 8069, kas on õige? See on õige. Ära liiguta seda ringi, sellel pole mingit märki. Põrandan 8069 siin all. Me teeme ukse moodi lahti. Ma kinnitan, et see on nii. See, mida Kent County Sheriffi asetäited nägid, kui nad majja sisenesid, on tsenseeritud. See on lihtsalt liiga šokeeriv, et näidata. Kuid me saime kohtudokumentidest teada üksikasju selle kohta, mis juhtus. Kodus see turvakaamera salvestis näitas, kuidas mees astus majja, võttis jalast kingad, sokid ja püksid. Seejärel liigub ta ringi ainult T-särgi ja aluspesuga, enne kui haarab köögist noa ja suundub trepist üles. Seal leidis ta tüdruku, kes veetis sõbraga ööd. Kas te leidsite üldse sisenemiskoha? Kas oli purunenud klaasi? Ma arvan, et ta tuli lihtsalt esiuksest sisse. Kas on märkte jõuga sisenemisest? Ei, ainus asi, mida ma näen, on lihtsalt mudane. Aga see on tolmune, nii et see ei näe välja nagu kasutaja tehtud. Nii et ma ütleks, et see polegi nii hull. WZZM 13 teatas,
et mees, kelleks hiljem tuvastati merejalaväe värbaja Ricardo Perez Castillo, võttis oma aluspesu ära, ronis ühe tüdruku peale ja väidetavalt hakkas teda noaga pussitama. Mõlemad teismelised hakkasid ilmselt karjuma, mis peale Castillo väidetavalt peatus. Isa tormas tuppa ja hoidis Castillot kinni. See on süüdistus. Ta hoidis teda relva ähvardusel, kuni šerifi asetäited kohale jõudsid. Sa tahad kontrollida oma autotesti? Sa tahad teha alkomeetritesti? Karl, selle alkomeetritestiga on nii, et mul on vaja, et sa hingaksid sügavalt sisse, nagu hakkaksid täitma suurt õhupalli. Ja sa lihtsalt puhud seni, kuni ma ütlen, et võid lõpetada. Kas sellest saad aru? Hästi. Hinga sügavalt sisse ja puhu, kui oled valmis. Jätka. Hästi suurepärane. Aitäh. Helista 360-le. Kas sa saad öelda, kui kaua me oleme sündmuskohal olnud? Ei. Jah, kell 1.25. Kui politseinikud räägivad Castilloga, tunnistab ta näiliselt, et tema karjäär merejalaväe värbajana on läbi. Mul on üks küsimus, härra. Mis on kogu selle protsessi käik? Ma tean seda. Ma olen süüdi ja pole vahet, mida ma teen. Ma tean, et olen süüdi selles, mida olen teinud. Olgu, nagu ma ütlesin, me tahame seda lahendada. Ma tahan selle nüüd korda ajada, enne kui on liiga hilja. Ma tean, et lapsed tahavad ilmselt varsti koju minna, aga me tegeleme sellega. Me lõpetame selle ära ja siis räägin sinuga pikemalt. Me lihtsalt räägime, peame viisakat vestlust tänaste sündmuste kohta, eks. Ja siis saan ma sulle kogu protsessi selgitada. Olgu. Olgu, kõigepealt tahan ma teha sinust üldised fotod ja siis teeme täpsemad fotod sellest, mis siin on. Vaata, midagi sarnast sellele, mis sul seal jalal on. Mis on? Ma ei tea, minu oma. See on lihtsalt rohi. Olgu, hästi. Kas sul on kuskil vigastusi? Ei, olgu, nii et. Kui ma neid pilte teen, siis palun sul tõenäoliselt särki üles tõsta, et saaksime näha, mis seisus sa oled. Dokumenteerin, et sul pole vigastusi, midagi sellist. Kas sobib? Ja pärast fotode tegemist võtame su suust tuntud sõrmenukiproovi, peeniselt proovi ja siis võtame proovid nendelt verelaikudelt, mis su peal on. Kas sobib? Kas saad aru? Jah, härra, olgu. Tehakse kohtuekspertiis ja asetäited loevad Castillo õigused ette. Siis asuvad nad kohe asja kallale. Kuidas ta küll sinna sattus? No ma mäletan, et kõndisin nagu maja sisse poole. Ma proovisin minna läbi sellest esimesest uksest. See ei olnud lahti. Ma läksin sinna, mis oli lahti. Ma jalutasin ringi tubades. Ma tean, ma haarasin ühe neetud noa ühest sahtlist. Ma avasin ühe ukse ja mäletan, et seal oli üks uks edasi, mis oli lukus. Nii et ma läksin üles korrusele. Ma nägin, ma arvan, et see oli vanemate tubade osa. Ma nägin neid. Ja siis ma kõndisin naise poole. Ma ei tea tema nime. Ausalt öeldes ma ei tunne tema perekonda. Ja siis ma tegin seda, mida ma tegin. Hakkasin lihtsalt karjuma. Jah. Ma tunnistan, mida kuradit ma tegin. Ja ma kahetsesin iga sekundit, aga see oli juba tehtud. Nii et ma pillasin selle maha ja ma nagu lüütisin välja. Lihtsalt kuni hetkeni, mil mind arreteeriti. Ma ei mäleta sellest mitte ühtegi sekundit, aga ma kaotasin teadvuse hetkest, mil ma tegin seda, mida ma tegin, kuni kõik see. Ja nii et ma ei hakka oma tegusid õigustama, sest need on minu teod ja ma ei tea, kas ma tegelikult tapsin selle naise. Ja kui ma seda tegin, siis elan ma selle kahetsusega kogu oma ülejäänud elu.
ja kui ma ei teinud, kui ta ei surnud, siis ma ikkagi rikkusin tema elu ära. Ja ma pean ikkagi sellega kogu oma elu elama. Ma ei hakka õigustama, et olen süütu, sest ma tean, et ma ei ole. Nii et ma teen kõik, mis vaja ja maksan, mida iganes pean maksma. Mis iganes karistuse ma pean kandma ja ma olen teie lihtsalt aus ära. Sest mitte ainult mina. Ausalt öeldes see ei ole mingi kuradi viga. See ei ole midagi sellist, mille kohta ma võiksin lihtsalt öelda, et ma saan õigustada. Nii et mind ei huvita, kui on kobus, mind ei huvita, kui on kogu see protsess. Ma teen kõik, mida vaja. Sest mitte kunagi pole vahet, kui palju ma ülejäänud elu tööd teen. See ei õigusta kunagi seda, mida ma tegin. Ülekuulamise ajal tunnistab Castillo, et rünnak oli juhuslik. Ta lihtsalt valis ühe maja. Ja tema plaanid ulatusid palju kaugemale kui ainult ühe inimese vigastamine. Jällegi, ma hoiatan teid. See, mida tal öelda on äärmiselt häiriv. Nii et sa panid oma käe suhu ja sa näed, et ta hakkab sind pussitama. Kus sa just tulid? Kael. Ma proovin nagu läbi kaela minna. Okei. Miks alustada kaelast? Põhjus oli selles, et minu peas tundus olevat lihtne viis katta. See oli kõik, okei. Kõige konkreetsem põhjus. Nii et ausalt öeldes sündmuse hetkel ma proovisin ja ilmselt ma kavatsesin tappa kogu pere. Ma ei hakka põhjust seletama, sest minu peas oli see lihtsalt. Ausalt öeldes ma ei... See lihtsalt tundus sulle tol hetkel loogiline? Jah. Ma ei ütle seda, ausalt öeldes polnud selles isegi mingit loogikat. Lihtsalt ma tahtsin kogu pere ära tappa, aga ma tahtsin alustada sellest inimesest. Ja kui ma sain aru, mida kuradit ma olin teinud, siis ma lihtsalt mõtlesin. See lõpes needesse. Ja miks ma valisin tema esimesena, see oli lihtsalt... Võib-olla ta oli kõige nõrgem, sest ma isegi ei näinud ümberringi, kas seal oli keegi teine. Ja võib-olla kui ma oleksin teadnud, et seal taga oli keegi, poleks ma seda ilmselt kunagi teinud. Aga ma tegin seda. Lihtsalt tõesti mitte. Teistmoodi lihtsalt ei saa öelda, aga ma kurat tegin selle ära. Ma tean, et tavaliselt peaksin olema nagu advokaat või keegi teine, kes mind kuulab. Kinnitamas, et ma olen süüdi, aga ma tean, et relv oli minu käes. Ma olin seal. Ja ma olen valmis kandma kõik tagajärjed, mis sellega kaasnevad või mis iganes juhtub. Teades selle särgi, millega sa täna tulid, kus on ülejäänud su riided? Ma jätsin oma püksid. Need peaksid olema toas, kus ma olin, see tüdruk oli seal. Okei. Mis tüüpi püksid sul on? Need olid lihtsalt alt laienevad teksad. Sinised teksad? Jahe. Vööga? Jahe. Mis värvi vööga? See oli pruun, lihtsalt nahast. Kas teil oli aluspesu? Jahe. Kas nii näe? Samuti pükstega. Pükstega. Mis värvi need on? Midagi veini punase taolist, nagu punane vein. Või mis? Mis on põhjus, miks need inimesed täna sinuga ei ole? Ausalt öeldes see ei olnud mitte ainult üks halvimaid asju, mida ma kunagi teinud olen, vaid ma arvan, et ma proovisin selle tüdrukuga magada. Ta oli seal, olgu. Ei, ma ei hakka sellele küsimusele mingit jama vastama ega midagi sellist. See oli ilmselt see, mis mu peas toimus.
nii et Castillo'le esitati süüdistus mitmes raskes kuriteos, sealhulgas mõrvakatsega kallaletungis, esimese astme sissemurdmises, kallaletungis eesmärgiga toime panna seksuaalkuritegu ning relva kandmises ebaseadusliku kavatsusega. Teda hoiti $2 miljoni suuruse kautsjoni eest vahi all, kuid asi ei jõudnudki kohtusse. 2025 aasta oktoobris tunnistas Castillo end süüdi 3 süüdistuses. Mõrvakatsega kallaletungis, sissemurdmises ja seksuaalkuriteos. Karistuse määramisel lugesid prokurörid ette avalduse tollase 11-aastase ohvri nimel. Ma mäletan, et tundsin palju põletavat ja torkivat valu. Pärast haiglat mäletan, et mu haavad valutasid veel kaua. Mäletan, kuidas tundsin, et veri voolab mööda mu keha alla ja see oli soe. Mäletan selle lõhna. Ma tunnen siiani selle valu torked. Nutt jättis mu vapustatuks, hirmunuks, õudust tundaks oma elu pärast ja karkekuks. Ja kui saabus aeg, et Castillo annaks oma ütluse, laskus ta põlvili, et andestust paluda. Mul võttis aega, et midagi kirja panna, sõnu leida. Aga ausalt öeldes ma tahan tulla Jumala juurde. Kui ma olin mangistatud, oli nii palju tundeid, nii palju kahetsust. Lihtsalt ma ei suutnud seda seletada. Ja mõnikord ma ikka veel ei suuda seda seletada. Ma ei püüa enda õigustada. Ma tahan lihtsalt nüüd andestust paluda. Jaa. Ma tahan olla teie ees aus, aga ma soovisin paluda andestust peredelt. Nii et kui te ei pahanda, et oma südame põhjast. Palun andestust. Ma tean, et ma ei vääri seda. Ma ei suuda ette kujutada kõiki neid õudusunenägusid. Ma ei suuda ette kujutada midagi sellest, mida sa oled viimased 15 kuud tundnud. Aga mul on kahju. Ma tõesti ütlen seda kogu südamest. Ma olin eksinud inimene. Ja ma olen leidnud Jumala. Ja pani mind mõistma, kui väga ma tegelikult olen eksinud. Ma palun andestust kõigilt neilt inimestelt. Mõlema perekonna eest, kogu Rockfordi kogukonna eest. Ma palun andestust. Ma olen... Vabandust. Ma vabandan. Kohtunik mõistis Castillo vähemalt 18 aastaks vanglasse, maksimaalselt 40 aastaks. Kui ta peaks tingimisi vabastuse või karistuse kandmise järel vabadusse pääsema, jääb ta elu lõpuni seksuaalkurjategijate registrisse. Meie järgmine juhtum pärineb Daytona Beachilt Floridast ning see puudutab väiteid, et ema näljutas oma poega nii rängalt, et teismeline kaalus alla 35 naela. 2024 aasta esimesel päeval kiirustasid politseinikud kortermajja teismelise juurde, kes ei reageerinud. Kiirabi oli juba kohal. Ütleme siis sinine 42 kilo. Mille? Samade 42 kilo juures. Mis asja? Nad ütlesid 14, ema ütles 14. 14 aastat vana. Ta on 14 aastat vana. Me saime selle kätte. Ma lihtsalt jalutasin ringi. Ta näeb välja nagu 6-aastane, mitte 14. Segadus poisi vanuse üle on arusaadav. Kuigi on kinnitatud, et ta on 14-aastane, on ta äärmiselt kõhn, dehüdreeritud ja alatoidetud. Poiss, kes peaks kogema selliseid asju nagu kasvuspurdid nagu iga teine teismeline, kaalus hoopis sama palju kui lasteaia või eelkooliealine laps. Tema ema Talia Nelson ütles, et poiss kannatas haruldase haiguse ja söömishäire all. Mis juhtus enne, kui me sellesse punkti jõudsime? Tal on autism.
Tal on haruldane luuhaigus. Kas me istume praegu korteris? Mul ei ole kahju. ma sain see just kätte, see olen lihtsalt mina. See oled lihtsalt sina, kes annab mulle minu... Kuidas sa nad leidsid? See oli päris, kui ma läksin, nad viisid seda skännerisse. Kui kaua oli möödas sellest, kui sa nägid teda püsti liikumas ja rääkimas? 2 tundi. Umbes 2 tundi. Jah, ta on autistlik, tal on haruldane luuhaigus, ta on lühike ja kidur ja jah, nad annavad talle olgu. Muid terviseprobleeme peale luuhaiguse ei ole. Toiduallergiad. Kas ta sõi midagi, mida ta ei tohi süüa? Midagi, mille vastu tal on allergia? Mis puudutab tema allergiat, siis see teeb lihtsalt natuke kõhtu valusaks. Midagi sellist, mis põhjustaks tal anafülaktilist šokki või midagi taolist, tal ei ole. Selge. Mida ta tegi, kui sa teda 2 tundi tagasi nägid? Ma olin üleval, lihtsalt puhkasin, nagu vaatasin telekat. Või jah, ta ei käitunud imelikult ega midagi sellist. Ei, ta ütles, et tal hakkas umbes päev tagasi jalg valutama, nii et ma kavatsesin talle arsti juurde aja panna, aga muidu mitte midagi. Mis see luuhaigus on? Kas see on osteogenesis imperfecta? Nad ei öelnud mulle kunagi nime. Olgu. Nad lihtsalt ütlesid, et see on haruldane luuhaigus. Olgu. Kas midagi sellist on varem juhtunud? Ei. Kas ta on väike? Vau, hästi. Väga haige. Jah, väga väike selle tõttu. Ta nägi kiirabis välja nagu 6-aastane. Okei, ta on siis... Nelotest. Okei. Kas varem on olnud mingeid terviseprobleeme või on see esimene kord? Ei. Kui me esimest korda saime teada sellest haruldasest luuhaigusest, käis ta paljude arstide juures, Orlandos ja nii edasi. Aga tema lastearst ütles, et ta on terve, ta näeb hea välja. Kas võimud tegelesid siis tõsise meditsiinilise hädaolukorraga või millegi palju kurjemaga? Kui politseinikud uurivad asja, hoiavad nad Nelsonil väga teraselt silma peal. Mees. Kui see osutub lihtsalt meditsiiniliseks juhtumiks, siis me veel ei tea seda. Seega peame selle kindlustama ja vaatama, kas pole veel valmis. Praegu on see lihtsalt ennetav juhuks, kui sellest saab kuriteo paik või midagi kahtlast. Jah, lihtsalt selleks, et olla kindel, et midagi ei puuduta. Tead, me mingil hetkel läheme vaatame seda tuba, veendume, et ta ei jätnud mingit kirja, kontrollime, et me ei leiaks midagi, mida ta võib-olla sõi või millega ta kokku puutus, mida ta poleks tohtinud teha, midagi sellist. Tead, tühi ravimipudel või mis iganes see ka poleks. Tead, sellepärast ma temalt küsisingi. Ta ei ole teinud ühtegi kommentaari enesetapu kohta, pole öelnud, et ei taha enam elada või midagi sellist. Tead küll, tema vanuse ja sellega, et ta on 14-aastaselt üsna nõrk. Nii et, aga praegu ongi nii, et me lihtsalt ootame põhimõtteliselt. Nii et... Kas sa said ema andmed kätte? Sain küll, panin juba ema ja tema andmed kõnesse. Auto, väga lahe. Juhtumi raporti kohaselt väidab Nelson, et ta valmistas oma pojale süüa, kui leidis ta põrandal teadusetult lamamas. Raportis märgitakse ka, tsiteerin, tuleb märkida korteri seisukorda. Lauale oli tehtud ja jäetud toidutaldrik. Korteris on 3 magamistuba, kuid ainult 2 voodit. Trevone ütles, et magab mõnikord temaga ühes voodis. Toas oli tugev uriini ja väljaheidete lõhn. Muide, Trevone on Nelsoni 18-aastane poeg. Ta ütles väidetavalt politseinikele, et ainus toit, mida tema ema ei lubanud tema 14-aastasel vennal süüa, oli toit, mille vastu vend oli allergiline. Nüüd siin muutub kõik. See alatoitunud teismeline kuulutati haiglas surnuks ja tema säilmed saadeti ametlikuks lahkamiseks kohtuarstile. Sa ei pea haiglasse tulema. Ma ei taha sulle oma koormat panna. Ei, see ei ole nii. Tõesti? Meil ei ole seda vaja. Tõesti. Olgu. Kas sa saad kiiresti meie ohvriabi nõustajaga rääkida? Ma tahan lihtsalt temaga rääkida. Hästi. Sa ei pea selle pärast muretsema. Hästi. Näeme hiljem. Ma pean üles ärkama ja tulema. Presley Smith. Kohe lurdadele. Presley Smith. Õige, Presley Nelson, vabandust. Presley Nelson. Tavaliselt, mida me sellises olukorras teeme, on see, et läheme ja teeme korterist fotosid ning veendume, et kõik on korras.
kas annaksite meile loa siseneda ja lihtsalt teie korterist fotosid teha, me ei võta sealt midagi kaasa. Me tahame lihtsalt sisse minna ja fotosid teha. Kas see sobib teile? Olgu. Nii et mida see politseinik nüüd teeb, on see, et ma näen, et te noogutate pead ja nõustute, aga te peate lihtsalt alla kirjutama. Vabandust, jah. Ma pean sulle kaamera hankima. Ja siis räägin sinu aega ja me ikka veel ootame Emmit. Kui politseinikud jätkasid uurimist, avastasid nad, et viimati viis Nelson oma poja arsti juurde 2020. aastal. Peaaegu 4 aastat enne tema surma, mis muide kuulutati tapmiseks. Ja politseinikud ilmusid Nelsoni töö juurde, et ta arreteerida. Kas ma pean kellegagi ühendust võtma? See ongi parim osa, meid saab olema. Temaga siin rääkida. Kas sul on keegi kaasas või midagi? Kas sul on vend? Tere, muidugi, vabandust. Kuhu ta läheb? Kõik. Olgu, lähme tagasi. Ei, sinuga on kõik korras. Ei, sinuga on kõik korras. What's going on here? Hands on. Hästi, ja vaatame kaardid siin üle. Nii et te lihtsalt jääte siia? Jah. Ta läheb vanglasse, jah, tal on order. Okei, ma lasen sul... Säilitada oma õigused. Lihtsalt sellepärast, et kui sa ei taha minuga rääkida, siis sa ei pea, aga kõik, mida sa ütled, võib sinu vastu kasutada. Mie... Lihtsalt sellepärast, et sul on õigus vaikida, võib kõike, mida sa ütled, kasutada sinu vastu tõendina. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja et ta oleks sinuga nüüd või igal ajal ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat. Ja kui sa soovid igal ajal lõpetada rääkimise või soovid, et advokaat oleks kohal, lõpetatakse kõik ülekuulamised sinu soovil. Kas sa saad neist õigustest aru? Need õigused on minu omad. Kas sa hakkad rääkima? Minuga? Olgu. Kas see sobib? Ei, ta ei räägi praegu kellegagi. Aga sa võid neile öelda, et ta läheb Volusia maakonda, et seal edasi liikuda. See on minu ema. Ma lihtsalt. Tere. Mis on? Tere. Aitäh. Kas keegi teist saab temaga rääkida? Ei. Ta viiakse Volusia maakonna haruvanglasse. Lihtsalt ütlesin seda. Ta tuleb välja. Minuti pärast, nad ei räägi. Talia, T-A-L-I-A, Perkinami Nelson, N-E-L-S-O-N. Lahkus. Olgu siin Seersan Paneerio. Kuidas teil läheb? See on praegu süsteemis. Vahistamismäärus. Ma ei tea. Kas tahad minna teletaibi juurde ja talle helistada? Jah, pane ta liinile. Tema andmed on juba autos kontrollitud. Lometa. Aga ta on selle juba üle kontrollinud. Ma lisasin originaali lingi, nii et sa saad selle lihtsalt sealt võtta. Mis? Minu suhtes on vahistamismäärus. Sinu suhtes on vahistamismäärus, jah. Sinu arreteerimiseks. Mille eest? Me selgitame seda kohe. Sul pole aimugi, kas ma tohin suitsetada? Ei.
actually you smoke a cigarette? Sigareti? Ma võtan kindad ja toon selle tagasi. Ma võtan su nimesildi ära, sest see on nööbiga kinnitatud. Kas sul on taskutes midagi? Jah, mu sigaretid, mu telefon, mu raha. Okei, nii et taskus. Siinsamas. Kas oled sees? Kas sa tahad talle seletada, miks tal on vahistamismäärus, kuna sina? Süüdistad teda kaitsja või millegi taolisega? Kohtuarst lõpetas oma uurimise. Nimeta reeglid selle surma põhjuse kohta, hooletuse ja väärkohtlemise tõttu. Me vaatame sind juba üsna kaua. Nelsonile esitati süüdistus esimese astme raskes mõrvas, raskendatud tapmises lapse suhtes ja raskendatud lapse väärkohtlemises. Ta esitas mittevaidlustava süüdistuse raskendatud tapmises ja raskendatud väärkohtlemises. Ja lõpuks mõisteti talle 2026. aasta jaanuaris 32 aastat vangistust. Meie tänase viimase kehakaamera ja ülekuulamise jaoks läheme tagasi Albuquerque, New Mexico osariiki. See kõik algas hoolduskontrollist. Naine teatas, et tema tädi, 69-aastane Ernestina Lucero, polnud nädalaid nähtud ega temast kuulda olnud. Seda kinnitasid ka Ernestina naabrid. Kas te kõik tunnete seda naist, kes siin elab? Ma tean seda vanemat naist. Siin elab üks mees nimega Leroy. Tere, ma ei tea. Salve. Ma ei tea tema nime, aga ta elas ühe vana prouaga. Jah. Vas on see? No, ma tean umbes 2-3 nädala eest. Oota, kallis. 2-3 nädalat tagasi pärast üht visiiti, kuhu ta mind viis. Ma pole teda sellest ajast saadik näinud. Tema viis sind? Jah, ta viis mind. Mina ja tema, me käisime koos toidupangas siin tee ääres presbyterlaste kirikus. Ernesto Jaa. Me viisime teda. Ta viis meid oma väikese Chargeriga. Tema valge auto viidi DNC juhtkonna poolt ära. Nad ei tahtnud seda enam siin näha, sest see polnud registreeritud. Nii et lõpuks pärast paari korda hakkas ta meid edasi tagasi sõidutama. Ma ei näinud teda enam. Olen näinud seda naist paar korda punase veokiga tulemas ja küsimas, kas olema näinud teise korteri naist. Me ei ole seda juba mõnda aega näinud. Juhtumiraporti kohaselt viibis Ernestina poeg Leroy Velez oma ema kodus. Ta väidetavalt ütles pereliikmetele, et pole oma ema näinud juba 2 nädalat pärast seda, kui ta lahkus koos oma poissõbrada. Tema pere ütles, et nad ei teadnud sellest midagi. Aga ta lahkus ja tuli ikka tagasi, küsides mu abikaasalt, kas ta tahab koos aega veeta. See on minu abikaasa. Ta muudkui küsis temalt, kas ta tahab koos aega veeta ja ütles, et ta on üksik, kuna tema ema oli lahkunud. Me küsisime temalt, et kuhu ta siis läks ja tema ütles, et ta läks Mehhikosse. Ta rääkis igasuguseid asju.
sellest, kuidas ema läks oma poissõbraga Mehhikosse ja et nad praegu suhtlevad omavahel. Ja siis, paar päeva hiljem. Ta tuli ja koputas uksele ning ütles, kuule, kas sa tahaksid mu autot osta? Ma üritan üüri jaoks raha koguda. Nii ta ütleski. Kui kaua sellest möödas on? Umbes nädal tagasi. Umbes 2 nädalat tagasi. Sa pole teda paar nädalat näinud, jah? Ja ta on olnud nagu ma tunnen oma venda. Ma tean, et mu vend küsis temalt, et kus su ema on, sest me pole teda tükk aega näinud ja ta hakkas kokutama ja jäi lihtsalt vait. Nääbrid ütlesid ka, et nad kuulsid enne Ernestina väidetavat Mehhikosse lahkumist ema ja poega tülitsemas. Kui nad lähevad korterit kontrollima, on ta seal. Leroy, sa pead välja tulema, mees, me ei kao kuhugi. Tule lihtsalt välja ja räägi meiega korraks. Tule juba, mees. Jah, tule juba. Ta tuleb peauksest sisse, vabandust. Mees, ma arvasin, et sa oled keegi teine. Sõber, kas ma võin korraks sisse astuda ja sinuga rääkida? Jah. Pole probleemi, kas ma võin sisse astuda ja sinuga rääkida? Ja, tule sisse. Ma lihtsalt hoian seda. Kas koerad on sõbralikud? Jah, nad hammustavad. Ma mõtlen, nad hauguvad, nad ei hammusta mees. Okei. Jah, kas ma võin ukse kinni panna, et nad sisse ei jookseks? Minu partner tuleb ka sisse. Jah, mees. Ma arvasin, et sa oled seesama. Koputasin uksele. Minu viga. Ma olin unine mees. Olgu. Viimased 2 nädalat on olnud rasked mees. Vabanda selle pärast. Mis toimub? Ema on kadunud. Mees, ülikool, töö. Ma olen olnud üleväsinud, stressis, saad aru küll. Lihtsalt üritan natuke puhata mees. Okei. Väsinud muretsemisest. Tead küll, mida ma mõtlen. Kui kaua on möödas sellest, kui sa siin käisid? Umbes 15 või midagi sellist. 15. Ja võib-olla umbes selle ajal, tead küll. On möödunud juba mõnda aega, mees. September. Oktoobri oma. See siin, jah? Jaa. Sellest on juba paar nädalat möödas mees. Kus su tuuba on? See on siin, Bostonis. Jaa. Te võite sisse tulla ja ringi vaadata. Ma ei teadnud, et see olete teie mehed. Ma oleksin hüpanud üles alla. Teate küll, nagu ma ütlesin. Hästi lihtsalt. Natuke naljakas, jah. Sa vaatad ainult siia ringi. Ühel täiesti õõvastaval hetkel avastas ohvitser, et Ernestina polnud kunagi kodust lahkunud. Mine jooksma koos. Nad lasid käel välja sirutuda. Nii palju kui mina tean, tema abiellub, sina mitte. Aga jah, aga see polnud nii, et tema tuleb kaasa. Ma tean, et sa ütlesid, et ma tulen kaasa ja kogen kõiki neid etappe koos sinuga. Sa oled parim. Täpselt nii. Suures sügavkülmikus leiab politseinik plastkottidesse pakitud ja külmutatud toidu alla peidetud inimjäänuseid meenutava eseme. Mida sa ootad? Nädal pärast, 15. kuni 17. Mis toimub, boss? Astuge välja, minge ja pange käed selja taha. Õige. Ta on sügav külmas, ma tean. No, ei küll. Kuule, ma tean. Ma tean, vaata, Frank, ma olen siin. Ma ei usalda sind eriti. Mul on kõik korras, mees, ma lihtsalt koristasin. Ei olnud korras, mees. Ma lihtsalt valin selle maha oma korterist. Ma ei hakka siit üritama. Ma ei hakka teile valetama, mehed. Kas sul on relvi kaasas? Kui see mees arreteeritakse, paistab tema suurim mure olevat tema koerte pärast. Kuulge, kas te laseksite koerad sisse, palun, härra? Et nad ei jääks siia välja. Kuulge, kas te saaksite mu koerad sisse lasta? Härra, lihtsalt selleks, et nad ei jääks. Ei hakkaks uitama, kas ma võin? Kas ma võin minna? Ma tulen kohe tagasi.
ei, see on sees, nii et ma saan selle lukustada. ei. Praegu. Ei. Praegu me. Peatu heilsad, kõik, mul on kõik mu mõtted, okei. Ma lähen sinust tõesti kaugele, mul on see koer. Sai, mul on see koer. Õige, ma pööran sulle tähelepanu Tiim. Politseinikud panid ta ülekuulamisruumi ja ta hakkas enda avama. Tead, seal on üks väike nugu, ma ei hakka sulle ütlema, mis see on. Ma mõtlen, et sa ilmselt ei hooli nagu nii, aga... Ei, see läheb mulle väga korda. Lugu, ma tean, et sulle läheb lugu korda, aga mitte see, mida ma pidin selleks läbi elama. Aga... Noh, see on osa loost. Kas pole? Just see ongi asja mõte mees. Miks sa ei räägi mulle sellest, mida sa läbi elasid? Ma tõesti hoolin neist koertest. Mees ja mu ema, aga tema lihtsalt on teistsugune mees. Ma soovin, et ma ei kaotaks enesevalitsust. Ja ma olen sellega aastaid toime tulnud. Oleksin pidanud lihtsalt jälle ära kannatama. Aga ma ei teinud seda mees. Sa tead ju, ma olen nurka sulutud, kas pole? Tegelikult... Ma oleks lihtsalt arvanud, mees, Max. Mis see nurka suurus? Ikka see sama iga päev. Millega sa tegelesid, vend? Ma ei tea, mis jama see on, mees. Kas sa saad mulle midagi konkreetset öelda? Palju jama, vend. Keegi, kes peaks sind armastama, peaks olema sinu, ma ei tea veel. Ma tegin seda aastaid, mees. Aastaid. Kuulla ma püüdsin teda rõõmustada. Proovisin teda õnnelikuks teha. Ma annusin, ma palusin. Ma tegin tema heaks kõik. Vaatame, mis ma sain. Ma palvetasin ja palvetasin aastaid. Ja ta alustab veidrat lugu, mis hõlmab saatanat, nõidu ja tema perekonnaliikmeid, kes on oma elu pühendanud sügavale pimedusele, sealhulgas tema ema. Tead, mis see juhtus minuga ja ma ikka veel ei usu seda, vend. Ma ei suuda siiani sellest aru saada. Enamik sellest on niikuinii vale. Nad ei tunnista kunagi tõde. Sa tead, mida ma mõtlen? Kes valetab? Ma ei tea, mees. Seal on keegi, ma ei tea, kes nad on, mis nad on. Mis pagan. Ma ei tea, mis kurat nad on, mees. Müüjad. Ma ei tea, kuidas sa neid kutsud. Inimesed, kes annavad oma elu pimedusele, tead küll. Mu pere, ma tulen nõidade perest, mu vanaema, mu tädid, mu ema. Sellest ei räägita vabalt, see on saladus. Sa ei saa sellest rääkida. Nii palju, kui mina tean, ma ei tea, kuidas see töötab, aga mind tehti pilve otsekeset sõitu, ma sain vanglast välja, mees. Umbes 9 aastat tagasi ma ei uskunud jumalat ega kuradit. Mul polnud neist kumbagi sooja ega külma. Ma arvasin, jumal on täielik ajaraisk. Nad ütlesid sulle seda, et sa paremini käituksid. Ja kurat oli keegi, keda nad süüdistasid, kui nad ise oma jamaga hakkama ei saanud. Saad aru, mida ma mõtlen? Jaa. Aga nad on päris nagu sina ja mina. Ja ma ei tea, kas mul lubati või olen ma nii palju kuradi valesid kuulnud, mees. Ma ei tea enam, mis on tõde. Kõik, mida nad teevad, on valetamine. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Inimesed, see lihtsalt on nõme, vend. See on nõme, mees. Sina, keegi pole pidanud sellega tegelema. Selle jaoks pole mingit juhendit. Kui sa ütled, et sulle lubati, siis mida see tähendab? Ma pidin kõik probleemid üles leidma, et talle öelda. Nagu 5 või rohkem pereliiget, mu ema, jah. Kuidas sa sellest teada said? See on lihtsalt jama. Sa pead õppima teistelt nõidadelt. Tead küll, kes sellega ei tegele. Sa pead nendega rääkima, neil küsimusi küsima. Ja tead küll, lõpuks sa ikkagi ainult arvad, sest... Siis, kui ta sööb Chick-fil-A võileiba ja friikartuleid, läheb ta õõvastavatesse detailidesse sellest, kuidas ta väidetavalt oma ema tappis. Mu ema on olnud selles sügavkülmas 3 nädalat. 3 nädalat, sest ma ei suutnud teda niimoodi tükkideks veigata. Sa tead, mida ma mõtlen. Ma proovisin, sa pidid seda nägema. Aga mu kõht läks pahaks ja hakkas keerama. Mida sa talle enne seda tegid?
ma kägistasin ta ära. Ta ei lähe enam igasugust jama rääkima seda ja teist valed mees, pidevalt ainult valed, nagu ma oleksin loll, nagu ma ei teaks paremini saad aru. Ma talusin kõike seda jama, sest ma armastasin teda ja ma palvetasin ning tahtsin, et see muutuks. Järgmisel päeval. Tead, need naabrid, kes elavad esimeses korteris, need on umbes 5, kõik on noored. Tabasin ta seal sosistamas, rääkimas mingit jama, juba üritab mind järgmise jama jaoks üles anda. Sa tead küll, nad on juba mõnda aega mind püüdnud vend. Ma ei suuda ree peal püsida, pean kogu oma aja üksinda kinni istuma. Ülejäänud elu istuma siin üksi, kui ta mulle surmanuhtust ei anna. Mida su emas ütles? Milliseid valesid ta sulle rääkis, et sa ta kägistasid? Ma ei ürita midagi mees. Sa ei... on sinu järel. Ma ei saaks kunagi kedagi sinu järel. Mitte pärast seda, kui ta seda tunnistab. Aga kui sul oleks olnud... Ütle seda uuesti, vabandust. Midagi pärast sind. Tead, kuidas ma ütlesin sulle, et ta tunnistab selle üles? Nad said need tüübid meie järel, õige? Jah. Pärast seda hakkas ta ütlema, et ta ei teeks seda kunagi. Et ta poleks kunagi kedagi minu järel saatnud. Ta armastas mind. Nii see on mees. Nii, et ta ütleb sulle, et ma ei saadaks inimesi sinu järel. Ei, ta juba töötab esimese kallal. Ma mõtlesin, et äkki ta on lihtsalt nõid. Tead küll, ta annab neile kanepit, mingi jama. Sest ta ütles mõnele tüübile, et ma peksin teda. Ma pole neile kunagi midagi teinud, mida ma nüüd olen teinud. Mitte kunagi, eks. See pole mulle kunagi pähegi tulnud. Ma vihkan valetada, ma põlgan seda, ma järjestan seda, sest just seda nad minuga teevad. Mind kurmas see, et pidin need 3 nädalat neid valesid rääkima. Ma lihtsalt tahtsin koju tulla. Kui mul ei oleks neid koeri, kellest ma nii väga hoolisin, oleksin ma kohe tulnud. Ma tõesti vihkan valetada. Ma ei tea, miks ma sulle kogu tõde räägin. Sest ma olen valetaja vend. Sa ütlesid, et ta oli... Ma valetasid need 3 nädalat, et vabaks jääda, aga ma vihkasin seda mees. See juhtus umbes 3 nädalat tagasi. Ma ei mäleta. Millega seda kägistasid? Ma käsivarega niimoodi. Millise käega? Ma ei mäleta. Ma tahan lihtsalt tunksisa. Kui kaua sa teda hoidsid? Vau, see võttis kaua aega, mees. See pole nii, nagu sa arvad. See on olnud juba kaua aega. Kuidas me saame teda nii kaua hoida? Miks sa teda nii kaua kinni hoidsid? Miks sa küsid küsimusi? Nagu sa ju tead, miks? Ta on tapjaks. Sa tahtsid, sa tegid justkui selle otsuse, siis pidin ma peatuma. Ta peab peatama. Ma anusin teda, ma palusin teda 17 aastat tagasi. Sul on olnud 17 aastat. See oli 13 aastat tagasi, kui ta tappis tema poissõbra. See juhtus 13 aastat tagasi? Ei, ma olen selles olnud 13 aastat. Kurat, 4 aastat on tüübi mind jälitanud. Ja ühe hommikul ärkasin üles ja ütlesin, et ma ei jätka enam. Siis ma tulistasin teda ja ma kavatsesin ka teda tulistada, aga ma ei suutnud. See oli siis umbes 4 aastat tagasi? 4 aastat tagasi. 4 aastat tagasi. Kus see juhtus? 3 korteriga maja, korter 65. 3 korteriga maja, korter 605. Kas ta oli seal üürilepingus kirjas? Olgu. Ta on nüüd seal prügimäel kusagil. Keegi ei igatsenud siin mees. Kas sa panid osa oma emast prügimäele? Ei, ma ei suutnud. Nii et ta on kõik ära viidud? Ma kavatsesin ta sügav külma jätta, kuni teda üles leiate. Olgu. Kui ta ilmus kohtusse süüdistatuna mõrvas ja tõenditega manipuleerimises, otsustas kohtunik, et ta peab läbima kohtukõlblikkuse hindamise. Seega saadeti ta ravile Uus-Mehhiko käitumistervise instituuti. Ja kohtudokumentide kohaselt leiti aprillis, et ta on kohtukõlblik. Nüüd liigub mõrvajuhtum edasi.
see on praeguseks kõik siit Sidebarist. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord kõigile!